Tere jõudu kõigile, me oleme legendaarses Tartu välijõusaalis, mis asub Tartu laululava taga. Ja siin me oleme ühe korra käinud juba, teinud mingisuguseid selliseid lühikesi saateid, mida saab teha kangidega ja vaba raskusega. Aga täna me vaatame üle siis kõik need jõusaalimasinad. Ja see jõusaalimasina park on Eesti üks paremaid. Siin taga, nagu te näete, on võimalus siis mägironijatel kätt proovida. Eks ta on selline, ütleme, lihtsam, et ta ei ole profi tasemel, aga nii või teisiti, kui sa siia satud, siis sa võid oma sõrmesid ja varbaid ja kogu oma keha kontrollida ja proovida siin seda turnimist. Et iseenesest täitsa huvitav kogemus, siis avastad, kui tugevad või nõrgad su sõrmed võivad olla. Esimene pink, mida me siit üle vaatame, on siis vana hea alaseljapink. Paned jalad siia, toetud siia või siis ma isegi panen natukene kõrgemale, lähen, toetun siia, liigun alla ja liigun üles. Tuharosa, alaselg, kõik on ilusti töös, alla ja üles. Isegi kui sa sellises asendis oled, näiteks oled niimoodi 30 sekundit kuni 1 minut, siis tegelikult see osa siin on sul ju kõik pinges. Et võid proovida, kindel soovitus. Vana hea veekujuline rööbaspuu. Alla ja ülesse. Alla ja ülesse. Siin on küünarnukid kehast kaugele eemal, töötab rohkem rinnalihas, kõik muutub. Siin niipidi on küünarnukid keha lähedal. Sa lähed alla, sa lähed ülesse ja siin siis saab käe tagaosa kolmpealihas saab korraliku koormus. Kõhulihase pink. Kõhulihase pink. Sa paned enda ilusti, sätid ennast siia, käed on pea juures, ma sätiks siia. Lähed alla ja lähed üles. Lähed alla ja lähed üles. Et jällegi, ajab asja ära. Loomulikult kõhule sa võid teha igasuguseid muid variante ka. Oled kas rippes, tõstad jalgu külgedele. Siin näiteks selline asi. Et võimalusi on päris palju. Nüüd on 2 pinki, mida ma ausalt öeldes ei tea, kui paljudes Eesti välijõusaalides need üldse on. Siin on ka pilt juures. Ratastooliga inimesel on võimalus siin siis selle pingi peal teha seljatõmbeid. Ja ma alguses vaatasin ka, et huvitav, et siin on see raskus saad ainult ühelt poolt panna. Aga ega see ratastooliga vend ei peagi siin neid ringi ratast sõitma, vaid ta läheb siia ilusti mugavalt, saab endale raskuse panna, saab tulla siia ja saab siin teha siis selliseid ilusaid tõmbeid. Et väga hea lahendus, müts maha nende ees, kes selle siin on välja mõelnud. Ja järgmine pink on siin samas külje peal. See on siis surumise pink, kus on siis võimalus õlga treenida ja jällegi, ka siis ratastooliga või kes on lühemat kasvu. Bitsepsi jaoks jääb see natukene väikseks. Bitsepsi jaoks väikseks, aga surumiseks ülesse ja alla. Ja oletame, et siin kõrval nendel pinkide peal on rahvast rohkem, siis sa võid ka teha niimoodi, kui sa oled ise pikem. Ülesse ja alla. Ülesse alla sa oled isoleerinud jalad ära, sa töötad ainult õlgadega. Et väga hea võimalus, müts maha nende ees, kes on siis sellise tingimuse siia loonud. Vaatame edasi. Siin on siis jällegi ka seljamasin, on võimalus siis seda raskust hästi lihtsalt reguleerida. Ma suurt raskust ei pane, vaata, kui sa oled külm, sooja ei ole väga teinud, siis isegi näitamise jaoks ma ei taha, et ennast kuidagi moodi vigastada. Ilusti istud, tõmme ja tagasi. Tõmme ja tagasi. Selg venib hästi, see sügavus on päris hea, midagi halba öelda ei ole, väga super masin. Võimalik, et siin saab ka tegelikult reguleerida seda istme veel allapoole panna, mis sellegi tähendab omakorda, et siin juba on mu selg täielikult venituses. Isegi sellel ajal, kui ma lasen käed ülesse, on see selja venitus maksimaalne ja ikka põhikuldreegel. Kui mul on käed laiemalt, ma venitan selja lailihast rohkem. Kui ma võtan kitsamalt, siis töötab võib-olla natukene rohkem käsi, natukene rohkem siis seda kesktelge. Vana ja lamades surumise pink. Lamades surumise pingiks, kui sa tuled sellistesse saalidesse, on hea, kui sul oleks mingi enda padi näiteks kaasas. Paned siia mingisuguse õhukese, mingisuguse asja teki või padja alla, et lihtsalt mugavuse pärast. Tihti on nii, et see sõltub inimese seljast, see laudis võib selle selja päris korralikult marraskile õõruda. Ja võib-olla sa pead veel minema pärast kuhugi inimeste sekka kuhugi randa ja siis süüdistatakse lähikondlasi mingis kodu perevägivallas, et nii hästi.
lähteasend, stardiasend, ilusti jalad on maas, puusad on maas, surud ülesse ja surud alla. Küünarnukid kehast kaugele eemale, ülesse ja alla. Ja kui sul see pink oleks, siis selle pingiga, ütleme eraldi, ütleme mingi padjaga, oleks sul see ülakeha natukene maast kõrgemal ja sa saaksid rinnale veel suurema venitust. Kitsas surumine on siis triitsepsile rohkem, küünarnukid on keha lähedal ja siin küünarnukid kehast kaugele eemal töötab rohkem rinnalihas. Seeriatest ma ei ole teile rääkinud, lamades surumise seeriad näiteks 4 korda 10–12. Kiiremalt üles, rahulikumalt alla, miks mitte. Vaatame edasi. Vot see on biitsepsi pink. Sellist pinki on vähestes välijõusaalides. Küünarnukid on keha lähedal, tõmbad ülesse ja alla. Ülesse ja alla. Et võib ka laiemalt võtta, aga mina ise eelistan seda nii-öelda V-osa, kus ma saan rohkem küünarnukiga töötada, küünarnuki hoida just keha lähedal ja alla. Töötab väga hästi, väga hea pink, kindel soovitus. Nii, jalad, jala baasharjutus, võtame siit natuke jällegi maha. Vaata, kui ma panen nagu rohkem raskust, siis ilmselgelt ma hakkan võib-olla rohkem ähkima ja puhkima, hingeldama. See ei ole praegu mõte, et ma ise ei viitsiks küll mingit saadet vaadata, mingi vend on see. Nii. Kõiki tehakse nii. Kükimasinaid me oleme näinud tegelikult päris paljudes välijõusaalides. Sa lähed alla ja lähed üles. Alla ja üles. Töötab jalg suurepäraselt. Sa võid teha lisaks tavakükkidele ka laiad hargseisukükid, sumokükk rohkem tuharale. Sa võid teha ka selliseid poolikuid kükk. 1, 2, 3 ja üles. Ma olen sellest ka oma teistes saadetes rääkinud, et väga hea kükimasin. Järgmisena selg. Seljavink. Istud ilusti siia, mitte ei istu, seisad lausa. Võtad käsikud, tõmbe ja tagasi ette. Ja jällegi vältida selle vältimiseks, et nüüd ütleme see raskus sinna selle toe peale ei läheks. Sa võid olla sellises asendis, jalad ettepoole, see on see venitus maksimaalne. Tõmme, see raskus on praegu liiga kerge ja tagasi. Tõmme ja tagasi ette. Ja jällegi võib olla näiteks seerias 4 seeriat, 10, 8, 10 kordust seerias ja iga seeria vahe võiks olla umbes 1 minut. Rinnalihas ülaosa, kaldpink. Nii. See nurk on väga hea, lamades surumise nurk on hea. Ülesse ja alla. Ülesse ja alla. Päris sügavale läheb, mitte midagi halba ei ole öelda selle masina kohta jällegi. Väga hästi töötab, ma proovisin alumistest ka. See alumine osa siin natukene võib-olla rohkem triitsepsi tööd, ma pigem võtaksin selle ülemise. Lähed ülesse ja rahulikult alla. Sa oled selle seeria ära teinud, tõused istukile, lükad rinna ette, õlad taha, venitad natukene. Piitsevenituse ka teen otsa, sellise. Hästi. Aga sõbrad, mis ma teile kokkuvõttes võin öelda? Kindlasti Tartu laululava tagune välijõusaal on üks parimaid jõusaale siin Lõuna-Eestis. Et kõik asjad jooksevad ilusti, masinapark on hästi sisustatud, kõik vajalikud asjad on olemas. Siin võib korra näidata sinna veel suures plaanis. Et siin on ka väikestele ja suurtele ja tee terve ring peale, näita, näed. Siin on lastele, päris pisikestele. Siis on veel sellised turnimise asjad. Siis on veel selliseid variante, selline nii-öelda takistusriba. Ja taga on näiteks jalgrattaga trikisõitjatele on siin maastikku kui sellist. Et kõik tingimused on loodud, isegi võimalik jalgpalli mängida ja siin on ka siis need köiel kõndimise võimalused, mägi ronimise võimalused. Et kindel soovitus ja siin on veel eraldi neid jõusaali masinaid veel eraldi, millest me võib-olla teinekord teeme veel eraldi saate, kui on nõudlust, siis me võime ka näidata kõik need teised masinad ette. Seal on muide üks kätega vändatav selline kätelihast harjutus. Muidugi, tegelikult, miks mitte? Vaatame korra need jalad ka üle, jalapingid. Esmalt triitseps. Näed? Siin siis istud alla ja ülesse. Selle harjutuse miinus on see, et raskust on liiga vähe. Iseenesest on töö käib, kõik on hea, aga sa pead tegema mingi 50–100 kordust, et see triitsepsile midagi tunneks. No see on minul vähemalt. Ja see nüüd siin
on siis reie väliskülg laiali ja üles. Kuulge sõbrad, aga nüüd tõmbame küll otsad kokku, et ma usun, et saite päris palju sellist vajalikku informatsiooni. Meie eesmärk ongi näidata teile kõikide saalide erinevaid võimalusi. Kordamine on tarkuse ema, mõne harjutuse puhul võib-olla mõni asi on meelest ära läinud kellelegi. Vaadake visade vendade tegemisi, me käime sellel suvel hästi paljudes erinevates kohtades. Et hakake meid jälgima, kui on mingeid küsimusi, küsige, ärge ennast tagasi hoidke ja võite ise ka jagada, et kui teil on mingi spordisõpru tutvusringkonnas, siis jagage. Vaata, vennad käivad igal pool ja hästi lihtsalt on kõik asjad lahti selgitatud. Aga olge tublid ja näed, ilm läheb juba ilusaks, mõnusat, ägedat suve jätku ja kohtume juba järgmises saates.